alustame siis selle kursuse viimase loengu 17. teema järjekorras oleks agendipõhine tarkvara inseneeria, mis on mingis mõttes siis meie aine kursuse sidumine ka tulevikuga. Siin on ka väike kava. Kõigepealt siis on natuke räägin igaks juhuks, mis teile küll võib-olla on tuttav, tehisaru kontseptsioonidest ja terminoloogiast, mis selle juurde käib. Siis traditsioonilist tarkvara inseneeriast just selle tänase loengu mõttes, nii-öelda siis nimetatakse tarkvara inseneeria 1.0, 2.0, 3.0. Edasi siis nagu põhiteema täna agendipõhine tarkvara inseneeria. Kõigepealt siis jällegi versioonid 1.0 ja 2.0. Siis tuleb vahepeale niisugune teema nagu mudeli kontekst ja toimimise karkass, MKAF. Ja edasi siis nagu mingis mõttes tänane siis nagu niisugune põhiteema agendipõhine tarkvara inseneeria 3.0. Ja muude asjade hulgas siis soovitaksin vaadata võib-olla, kellele siis nagu rohkem see värk huvi pakub, Moodle'ist loengut tehisaru hüppest ettevõttes, mis teatavas mõttes natuke teisest vaatevinklist ka käsitleb neid probleeme. Kõigepealt siis mõistetest. Siin kohe olgu öeldud, et ma ei püüa teile mitte midagi õpetada. Selles mõttes, et on kursused, kus neid asju siis õpetatakse, tähendab see antud kursus niisugune ei ole, aga miks see osa on tarvilik selleks, et leppida kokku, mida sõnad tähendavad. Nii et see on rohkem niisugune sõnade tähenduse kokkuleppimise värk. No kõigepealt tehisaru ise, siis nii-öelda siin peetakse siis ma seda definitsiooni siin ette lugema ei hakka, aga peetakse silmas, et tehisaru on siis midagi niisugust, mis võib täita neid ülesandeid, mis on tavaliselt seotud inimese arukusega. Õppimine, järelduste tegemine, ülesannete lahendamine, tunnetamine ja tähtsat kohta omab ka loomulikust keelest arusaamine. Nii et niisugune traditsiooniline tehisaru mõistlemine. Ja nii-öelda siis eesmärk, miks seda ka tegeletakse, on siis, et sundida masinaid, arvutid, tehisaru täitma kognitiivseid niisuguseid funktsioone nagu õppimine, järelduste tegemine, tunnetamine, saada aru, mis maailmas teie ümber on selle konkreetse seaduse ja loomulikust keelest arusaamine. Nüüd on kombeks vaadata erinevat tüüpi tehisaru. No kõigepealt on siis nii-öelda kitsas tehisaru, narrow intelligence. Ja see siis on ühesõnaga väga täpselt määratletud konkreetsed väikesed ülesandekesed, mida ta teeb ja mitte midagi muud. Nii et ühesõnaga on hästi kitsas klass ülesandeid, mida siis üks süsteem võib teha. Ja nii-öelda üldiselt suur osa neid tänapäeva reaalselt kasutatavaid tehisarusüsteeme ongi niisugused. Edasi on siis tehisaru üldsüsteemid, kus siis
on see skoop, milles see süsteem tegutseb, on suhteliselt lai ja seal siis see tehisarusüsteem võib teha siis niisuguseid olulisi järeldusi. No praegu räägitakse, et me oleme siin nii-öelda mõned süsteemid on niisugused, mõnedes valdkondades tuleb sinna veel liikuda, nii et see on siis nii ja naa. Ja nüüd on edasi siis super tehisaru, mida siis nii-öelda erinevate nii-öelda ennustuste järgi üldiselt nii-öelda arvatakse, et seda veel ei ole. Artificial superintelligence, aga nii-öelda on välja pakutud mitmesuguseid aja nii-öelda intervalle või millal see võiks saabuda ja üks populaarsematest on 2045. Aga on ka teisi, tähendab nii, et neid sõnaga kodanikke, kes sõnaga selle ennustamisega tegelevad, neid on rohkem kui üks ja siis on ka neid ennustusi on rohkem kui üks. Ja nüüd see singulaarsus, see siis peaks olema siis selles mõttes nagu oluline punkt tehisaru arengus, kus siis tehisaru süsteemid on arukamad kui inimene. Ületavad inimest. Mis see kõik endaga kaasa toob ja filosoofidel on siin nii-öelda kõvasti tegemist sellega. Nüüd järgmine mõiste, mis meil tarvilik on tehisarusüsteem. Ja see ei olekski midagi muud kui siis teatav tehniline süsteem, mis siis tehisaru kontseptsiooni realiseerib. Ja selle realiseerimise nii-öelda tulemusel on siis see, et see süsteem on võimeline looma, genereerima mitmesuguseid väljundeid ja need väljundid nii-öelda võib jagada nii-öelda vähemalt 3 liiki, tähendab ennustavused, soovitused ja ka otsused. Tähendab, ja see otsuste osa on siis eriti oluline selles mõttes, et need otsused võivad olla siis niisugused, mis on siis mingis mõttes nagu verbaalsed, aga need otsused võivad ka käivitada teatavaid täiturmehhanisme, nii et need otsused võivad olla ka taolised, mis viiakse siis ellu. Näiteks selge näide, kus need otsused ellu viiakse, on mitmesugused iseliikuvad aparaadid. Ja nüüd, kui me siis vaataksime selle niisuguse tehisarusüsteemi loomise elukaart, life cycle, siis vaadake, siin hakkab see asi peale sellest, mis on maru tähtis, on selles mõttes, et andmed ja nende nii-öelda teatav korrastamine, see on siis hästi oluline protseduur siin kogu selles värgis. Edasi siis luuakse teatav mudel, mis neid andmeid peaks siis vajalikul viisil teisendama. Edasi tuleks seda mudelit siis juba nendega kogutud andmete põhjal treenida, õpetada ta välja sisuliselt. Siis, kui see väljaõpetus on toimunud, siis oleks vaja nüüd nii-öelda kontrollida, kas ta ikka õigesti on asjadest aru saanud, valideerida, testida. Edasi siis evitada ja lõpuks siis, kui ta käigus on, siis monitoorida ja ülalhoid. Nii et niisugune suhteliselt tavaline elukaar, aga rõhutatud on andmete osatähtsus just selles mõttes, et on treeningandmed ja pärast on meil mitmesugused nii-öelda reaalsed andmed. Treeningandmed, kui on ebaõnnestunult kas valitud või kogutud või mingist vigu tehtud, siis mudel ei saa põhimõtteliselt õigeid otsuseid, järeldusi teha ja loomulikult, kui me söödame juba korrektsele mudelile ka valesid andmeid sisse, siis sealt ka midagi head ei ole loota. Nii et see
andmete osa tehisarusüsteemides on hästi suur. Ja siin on siis treeningandmed, need andmed, millega me siis kontrollime, testime, siis on reaalsed sisendandmed ja tähtsus on ka, mis siis välja tuleb, missugused on väljundandmed. Ja lõpuks on andmed andmete kohta, mida siis metaandmeteks kutsutakse, mis annavad siis ülejäänud andmetest meile teatava ettekujutuse. Nüüd kõik see värk, mis siis tehisaruga seotud on, saab alguse masinõppest. Ja see iseenesest nii definitsiooni moodi selgitusena on maru lihtne. Muidu meil on magistri tasemel on terve kursus on masinõppe. Nii et selles mõttes saate aru, et kui ma ühel slaidil räägin teile, püüan ära rääkida, mis on masinõppe, aga samal ajal on terve täismahuline 6 EAP-line magistrikursus, siis nagu sinna võrdusmärki nende vahele ei saa panna, eks ole. See selgitus võiks alata sellest, et see traditsiooniline programmeerimine, milleks te olete siis nagu andnud oma sõrme, et saada programmeerijaks, on andmed ja on teie koostatud programm ja arvuti on võimeline siis selle teie koostatud programmi ja algandmete, lähteandmete põhjal saama siis teatavaid väljundeid. Nüüd masinõpe oleks siis niisugune, et meil on teatavad lähteandmed ja on teada, missugune peaks olema tulemus. Ja selle alusel siis nüüd arvuti koostab programmi. Siin on väga mitmesuguseid variante, kuidas see programmi koostamine käib, aga lõppkokkuvõttes siis nii sisendandmete kui väljundandmete kirjelduse järgi siis koostab masinõppe programm siis programmi ja nüüd võib need 2 asja kokku võtta ja sõnaga nüüd on programm saadud ja nüüd võime põhimõtteliselt seda rakendada sellises viisis nagu traditsiooniline programmeerija. Nüüd igaks juhuks ka veel, nagu väga tähtis see meile siin pole, aga ka nende tehisarvusüsteemide hierarhia. Kõigepealt on siis tehisaru ise, mis on siis kuidas hästi üldine mõiste ja nagu öeldud on süsteemid, mis püüavad siis käituda inimesele vastavalt, inimese arukusele vastavalt. Edasi on siis selle alamosaks on siis seesama masinõppe, mida me vaatasime. Masinõppe osaks on süvaõppe, deep learning, mis on põhimõtteliselt seesama masinõppe ainult närvivõrkudel, detailidesse me siin ei lähe siin antud kursuses. Edasi on siis generatiivne tehisaru, mis on siis omakorda alamhulk süvaõppe tehisarust ja siin siis sõnaga on nagu iseärasus on see, et treenitakse seda generatiivset tehisaru siis hästi suurtel andmehulkadel ja saadakse siis põhimõtteliselt niisuguseid süsteeme, mis on võimelised andma vastuseid väga mitmesugustele küsimustele. Ja veel selle generatiivse tehisaru üheks liigiks on large language models, suur keelte mudelid või keelte suurmudelid, kuidas tahate. Ja siis
need large language models, need oleks siis generatiivsete tehisarumudelite nagu alamosa ja siin on siis nagu põhitähtsus ja põhirõhk on sellel, et nad on võimelised saama aru siis inimkeelest. Tähendab, nii et nendega suheldakse, nende suurte keelemudelitega suheldakse inimkeeles. Ja siin all selles väikses pildikses on näha, et inimene esitab siis loomulikus keeles, naturaalses inimkeeles päringu ja nüüd see suur andmemudel siis töötleb seda päringut, vaatab igasuguseid neid andmeid, millel ta on treenitud ja annab siis vastuse. Aga see treeningu andmete hulk võib olla väga suur, nii et see nii-öelda reaalsetes süsteemides, mida siis tänapäeval vaadatakse, on ikkagi tohutud suured. Näete, on vast amount of text perform a wide range of language-related tasks. No ja siis nad siis saavad aru siis kontekstist, on võimeline mitmesuguseid vastuseid genereerida ja ka nii-öelda niisuguseid teatavaid ülesandeid täitma. Aga nende piirang on see, et nad saavad kasutada neid andmeid, millel on nad treenitud. See hallutsinatsioonid tähendab seda, et aeg-ajalt annavad nad mingisugust jama välja. Et te esitate normaalse küsimuse neile ja tuleb mingisugune vastus, aga see vastuse sõnaga, kas te saate sellest paugu pealt aru, et see on vale, et see ei ole õige. Võib-olla ei saagi aru ja püüate seda kuidagi ära kasutada, näiteks oma tudengitööde tegemisel. Ja muidugi on võimalik, et kui te esitate sama küsimust mitu korda, siis saate ka erinevaid vastuseid ja pole nagu võimalik paljudel juhtudel või enamasti teha kindlaks, kuidas see vastus on saadud. Et mingis mõttes püüda siis verifitseerida seda. Nüüd on siis RAG, Retrieval Augmented Generation. See on siis mingis mõttes selle eelmise pildi, mis siin on alla pandud, selle nagu edasiarendus. Selles mõttes, et kui me siis esitame siis RAG-süsteemile küsimuse, siis ta kõigepealt püüab tema sisse söödetud andmebaaside ja varasemate kogemuste alusel siis laiendada augmentation seda küsimusbaasi, töödelda seda küsimust siis juba saadud andmetega nii, et ta sisaldaks ka mitmesuguseid lisaandmeid, mis on siin previous interactions ja database augmentation ja see siis nüüd sööta sellele suurele keelemudelile sisse, mis siis jällegi genereerib väljundi. See viimane osa on siis analoogne sellega, mis oli siis suurtel andmemudelitel. Nüüd veel üks mõiste, model context protokoll. See oleks siis tegelikult MCP lühendatult, oleks siis niisugune, mis on tegelikult vaadeldav kui teatav universaalne adapter, mis võimaldab siis selle suure keelemudeliga ühendada siis väga mitmesuguseid allikaid, nii-öelda kas üle API-de või siis ka kuidagi teistmoodi. Nii et sõnaga see nii-öelda nende mitmesuguste andmete ühendamine suure keelemudeliga, see avaldab võimaluse teha keerukamaid ülesandeid ja näiteks sõnaga võivad need millega teda me laiendame, võivad olla seotud meie ettevõttega, nii et ettevõtte spetsiifilisi andmeid on võimalik siis siduda siis selle suure keelemudeliga. Nagu näete, see väga vana see tehnoloogia ei ole. 24. aasta lõpus, nii-öelda
poolteist aastat siis. Nüüd järgmine tähtis mõiste, mis meil oleks vaja üle käia, on siis tehisaruagendid. Ja need oleksid siis nüüd niisugused süsteemid, mis on võimelised täitma näite 3 niisugust operatsiooni. Kõigepealt ühesõnaga saada ülevaadet sellest, mis siis keskkonnas toimub, vaadelda, observation, see on siis see samm number 1, edasi teha siis selle keskkonna jälgimise alusel mitmesuguseid järeldusi, number 2, ja ka vastavalt nendele järeldustele siis käivitama mitmesuguseid toiminguid, millega võib siis seda keskkonda ka muuta. Nii et niisugune teatav iseseisvus, jälgime, vaatame, mis keskkonnas toimub, teeme vastavalt oma mudelitele sellest järeldusi, näete, siin on väga mitmesugused sisendid, kaasa arvatud ka eesmärgid, mida see süsteem tahab saavutada, goals, ja nüüd edasi kuni siis selleni, et viia siis midagi ellu ja muuta keskkonda. Need agendid siis on tegutsevad põhimõtteliselt sõltumatult, autonoomselt. Nad vastavad sellele, mis keskkonnas on toimunud. Nad on proaktiivsed, nad võivad ühesõnaga võtta initsiatiivi selleks, et nende ette pandud ülesandeid täita, planeerida, prioritiseerida, vaadata, kuidas seda oleks tarvis teha, missugused strateegiad ja käivitada mitmesuguseid töövoogusid. No ja kindlasti siis, mis on ka oluline, et nad on võimelised siis teiste agentidega suhtlema. Nii et teatavas mõttes on siis sotsiaalsed tegelased. See on muide meile ääretult oluline moment, et agendid on siis niisugused tehisaru süsteemid, kes on võimelised teiste tehisaru süsteemidega koos midagi ette võtma. Aga selge on see, et kui neid tegelasi tehisaru süsteeme on rohkem mingisuguses konkreetses kontekstis, siis see, mida nad võivad teha, see on ka oluliselt võib-olla suurem. Nii et nad jõuamegi siis meie tänase loengu põhilisele, kõige olulisele mõistele tehisaru agentsüsteem, agentic system. Ja iseenesest on väga lihtne, mis asi see on, eks ole. On agentide hulk, mis võivad ühesõnaga koos toimida selleks, et suhteliselt keerukaid ülesandeid lahendada. Ja kindlasti on nendele iseloomulik see, et nad võivad areneda emergentselt käitumist. Tähendab see, et kui nad korra on midagi saanud vastu sõrmi, siis järgmine kord võivad teha juba paremini. Ja näete, seda siis võib ette kujutada, tähendab nii, et on agendid, kes siis suhtlevad omavahel selleks, et mingisuguseid ülesandeid täita, käivitada teatavaid ülesandeid, teha plaane ja orkestreerida siis teisi agente, kes on tarvilikud mingisuguste ülesannete lahendamisel. Siin lihtviisil võib neid jagada siis 2 ossa, aga ega see jaotus on nagu niisugune tinglik kindlasti, et need tumedad sinised agendid, need on ühesõnaga niisugused nagu võimekamad, tähtsamad, mis ülejäänuid siis nagu kamandavad ja siis töövägi on siis need väiksema sinise värviga. Nüüd on siin nende
agentide puhul on siis oluline, et nad saaksid omavahel suhelda. See oli juba nagu definitsioonis öeldud ja selleks suhtlusvahendiks on siis enamasti on siis A2A protokoll, agent to agent protokoll. No mis tähendab seda näiteks siin, et on mingisugune juhtagent, see oli siis see tumesinine ja on mingisugused helesinised agendid, mis võivad siis nagu alluda teatavas mõttes. Ja nüüd, aga samal ajal kõik need agendid on nii-öelda autonoomsed, nad ei pea nagu saama mingisuguseid täiendavaid juhiseid ka inimestelt, võivad saada, aga ei pea. No ja tähendab, nii-öelda siis need protokollid võimaldavad siis meil agentide puhul kasutada siis mitmesuguseid ka lisainfoallikaid, küll andmebaase, küll mitmesuguseid tööriistu. Nii et ühesõnaga nende agentsüsteemi ja A2A protokolli võimalused on kaunis laiad. No ja kui nüüd tarkvara inseneeria, mis on siis nagu see meie põhiline huvi täna, siis on see agendile protokoll on tähtis ja siin võivad olla siis nagu näete jaotused üks on siis requirements agent, tähendab agent, mis on pühendunud sellele, et määratleda nõudeid, siis on näiteks testing agent, on deployment agent, code generation agent, on mitmesugustele tarkvara inseneeria sammudele vastavad agendid, mis võivad siis nii-öelda ühte või teist ülesannet täita ja selleks, et nagu tarkvara arenduse probleemi, software engineeringu probleemi lahendada, siis on tarvis nende koostöö. Ja selle koostöö aluseks võibki siis olla siis see A2A protokoll. Nii et siis agentic software engineering kindlasti põhineb siis väga ulatuslikult just niisugusel protokollil. Ja näete siis kõik agendid võivad täita oma funktsioone autonoomselt, iseseisvalt, aga kokkuvõttes siis on tarvis, et keegi mingisugune juhtagent korraldaks siis terve tarkvara arenduse kui niisuguse tööd. No ja nüüd siis hinnang siis traditsioonilisele tarkvara inseneeriale just nii-öelda läbi niisuguste prillide, mis vaatavad tuleviku poole, eks ole, nii-öelda see, kuidas iseloomustada nii-öelda kaasaegset tarkvara inseneeriat läbi tuleviku vaate. No näete, siis on kõigepealt on software engineering 1.0, 2.0, 3.0. Neid mõisteid nii-öelda tarkvara inseneeria tavaesituses, millega me siiamaale tegelesime selles kursuses, ei kasutatagi, eks ole. Aga siis, kui me hakkame nüüd vaatama nii-öelda tuleviku prillide läbi sellele tarkvara inseneeria, siis toome nad sisse. No ja siia ma panin kas Webokist software engineering body of knowledge definitsiooni tarkvara inseneeriale ja siit siis rõhutaks seda, et me põhiliselt nagu meie terves kursuses jääme sellele tasandile, et vaatame arendust. Mitte tähendab operatsioone ja ülalhoidu ja ka mahakandmist, eks ole. Nii et siis software engineering 1.0, traditional software engineering, no ja see oleks siis kõik see, millega me tegelikult siis juba
selles kursuses tegelesime. All activities are human driven. Kõiki tegevusi siis nii-öelda teevad inimesed. Kasutada võivad mitmesuguseid tööriistu küll, aga tähendab, nad ei pea silmas, et agendipõhiseid tööriistu kasutatakse. Ja nii-öelda siis, mida targemad ja paremad on inimesed, mida paremaid protsesse nad kasutavad, seda parem siis on ka tulemus. Ja kasutatakse mitmesuguseid traditsioonilisi tarkvaraarenduse tööriistu, mõned on siin loetletud. Ja metoodikad, praktiliselt kõik see, millest me siis antud kursuses rääkisime, kuni SAFE-ini välja. Ja automaatika osa on siin suhteliselt tagasihoidlik, kus juures mitte välistatud. Tähendab, üht-teist võib siis ka olla automatiseeritud, aga see ei ole nagu tehisarupõhine. Ja nii-öelda siis võib tuua välja, et sellel tarkvarainseneerial 1.0 on ka siis mitmesuguseid häid omadusi. Tähendab, protsessid on kõik hästi arusaadavad, selle tõttu on ka hästi ennustatavad. On enamasti selge, kes protsessi mingisuguste sammude, mingisuguste faaside eest vastutab. Nii et see ownership, omandus on hästi määratletud. Ja nii-öelda küpsus, maturity. Kuna need metoodikad on juba kaua aega olnud kasutusel, siis on see küpsus on küllaltki kõrgel tasemel, nii et enamik, näiteks enamik neid organisatsioone, kes Scrumi kasutavad, tunnevad seda maru hästi, nii et seal erilisi puterdamisi ei ole. Ja nii-öelda on ka võimelised silmas pidadama siis mitmesuguseid regulatsioone, mis tulevad. Meil siin kunagi käis Pavel Jolkin eelmine aasta rääkimas, kuidas need regulatsioonid, mida tavalise tarkvara, mitte tehisarupõhise, vaid päris tavalise tarkvara väljatöötamisel järjest, nii-öelda Euroopa Liidus need reeglid lähevad järjest nii-öelda rafineeritumaks, täpsemaks, detailsemaks, et tarkvara arendusettevõttes on raskendatud selle tõttu, et väga paljude reeglite järgi compliance tuleb arvestada. Ja piirangud on siis, et kuna protsessid on põhiliselt inimpõhised, siis nii-öelda inimeste juurdevõtmine protsesse ei kiirenda reeglina, nii et selle tõttu need protsessid ei ole eriti hästi skaleeritavad. Ja tuleb pidada silmas, et need arendused olevad inimesed, konkreetselt siis ka kelleks teie ennast ette valmistate, peate väga palju aega kulutama niisugustele rutiinsetele tegevustele, testimine, dokumenteerimist tavaliselt tahagi, programmeerijad üldse tehagi. Ja nii-öelda, kuna on siis väga palju tegemist nii-öelda rutiinsete ülesannetega, siis ei ole nagu innovatiivne, sest lahendused ei ole väga populaarsed, et need nõuavad teatavat ümberkohandumist ja inimesed peavad midagi teistmoodi püüdma teha ja ei ole eriti populaarne. Nüüd tarkvara inseneeria 2.0, software engineering 2.0 ja näete, siin on AI augmented software engineering. See on siis tehisaruga laiendatud tarkvara inseneeria. Ja siin on siis, nii-öelda üldiselt on siis see nagu enam-vähem see faas tarkvara inseneerias, mis meil on käsil, kus meil on mitmesuguseid agente, kes toetavad tarkvara loomist.
No käveriga te olete mitmesugustega tutvunud, nii et nii-öelda see ei ole eriline üllatus, et tarkvara arendusprotsessi nii-öelda läbiviimisel te kasutate mitmesuguseid agente, mis võimaldavad ühte või teist operatsiooni paremini sooritada. No näete, need co-pilots into development process, siin on siis võimalikud peale selle koodi kirjutamisega veel mitmesugustes teistes faasides kasutada tehisaru abi. Näete, siin on siis code first approach, kindlasti sõnaga peetakse silmas seda, et kõik nii-öelda tarkvara inseneeria on koodile orienteeritud. Nii-öelda, ja inimesed on need, kes seda protsessi siis korraldavad. Näete, siin on siis AI for SE, AI for software engineering. AI supports traditional activities like coding, testing, debugging. Co-pilots, goal, improve productivity. Nii-öelda niisugused teil on abimehed, assistendid, tehisaru süsteemikesed, kes aitavad teil ühte või teist või kolmandat asja paremini teha, aga üldiselt kogu nii-öelda see asja korralduslik külg, see on siis inimeste oma. Ja siin on siis jällegi mitmesugused, mis on siis hästi selles kindlasti nii-öelda nii käver kui ka teine entusiast IT kolledžis Siim Vene on kirjeldanud, kuidas nii-öelda kodeerimine on efektiivsem. Ja kui kodeerimine on efektiivsem, siis ühesõnaga mitmesuguste ideede realiseerimine, nende kontrollimine, see läheb ka kiiremini ja paremini. Ja kuna käsitsi töö väheneb, siis on võimalik saada neid koode oluliselt kiiremini ja vaadata mitmesuguseid erinevaid variante. Piirangud on siin, et inimestele nii-öelda satub niisuguseid lisakohustusi, on tarvis sõnaga mikromanageerida neid tehisaru agendikesi, kes ühte või teist või kolmandat teevad, et inimestel on tarvis nendega osata ringi käia ja neid mõistlikult kasutada. Nüüd seda te vist olete ka käveriga koos üle elanud, et mitte alati ei saada nii-öelda optimaalset parimat koodi, vaid võidakse ka saada niisugust koodi, mis ei ole kõige parema kvaliteediga. Ja siis see vicious cycle, see on siis nõiaring, sõnaga, et kuna te jällegi ei saa kõige paremat koodi, siis selle parandamiseks läheb aega ja nõnda edasi ja siin siis nagu mingis mõttes koer ajab oma saba taga. Ja nii-öelda nende co-pilotite kasutamisel ei ole ka see universaalsus ei ole alati tagatud. Nüüd näete, tehisaru põhine AI native software engineering, see on siis software engineering 3.0, mis siis sõnaga peaks olema nii-öelda meie vaatest natukene tuleviku pilt, eks ole. Et kõigepealt on siis teine paradigmaga, kui meil põhiliselt olid kaks esimest tarkvara inseneeria levelit, nii-öelda taset olid koodipõhised, code first, siis nüüd on kavatsuse põhine. Vaadake, mis tähendab ka muude asjade hulgas seda, et te peate oma nii-öelda elukutsesse suhtumisel ka silmas pidama, et järjest võib-olla vähem oluline on oskus kodeerida ja järjest rohkem on oluline oskus saada aru
mitmesugustest äriprotsessidest ja nende kavandamisest. Nii et näete siis eesmärk oleks ühesõnaga kavatsuste tõlkimine kõrgtaseme, kõrgkvaliteediga tarkvarasse. Code becomes a means. Kood on selleks ainult vahend, mitte nii-öelda tulemus. Conversation oriented process. Tähendab, on tarvis osata pidada iteratiivset dialoogi tehisarusüsteemiga. Ja vaadake, mis on nüüd hästi oluline ja mis on mingis mõttes nagu maailma kergelt pea peale pöörav on see, et tehisaru kui tiimi liige. Ja sellest me räägime veel ka edaspidi siin täna. Et kui software engineering 2.0 pidas ühesõnaga tehisarusüsteemi, niisugune assistent, kellele antakse mingi konkreetne ülesanne, siis nüüd me räägime sellest, et meil on täisväärtuslik partner arendusprotsessis. See on hoopis midagi muud, jah. Ja siin ka siis jällegi, mis see on siis mis suhtes see kõik hea on, automated code generation, nii-öelda võimalikult automatiseeritud koodi loomine, ka selle refaktoriseerimine, ümberkohandamine, intelligent testing and quality assurance, enhanced productivity, tootlikkus kasvab, adaptiivsed süsteemid ja muide tähendab ühesõnaga, näete, self-healing, ühesõnaga self-optimizing. Ühesõnaga on niisuguseid süsteeme võimalik hakata looma, kasutades tehisaru võimalusi, mis nii-öelda kui mingisugused hädad juhtuvad, siis iseennast korrigeerivad, parandavad, ravivad. Self-healing, jah. Ja nii-öelda ka võimalus mitmesuguseid vahendeid, mis nii-öelda software engineering 2.0 olid niisugused üldised, generatiivsed. Neid on nüüd võimalik kohandada vastavalt sellele, kas neid kasutab Miku või Juku, personaliseerida. Ja mis siin siis hädad on? Kindlasti on sõnaga see, et kui mida rohkem hakkavad tegema tehisarusüsteemid automaatselt, seda tülikam on aru saada, mis asja nad teevad. Tähendab ühesõnaga see explainability. See on ühesõnaga üks niisugustest momentidest, mida tehisarusüsteemide puhul väga peetakse silmas, et kas me ikka saame aru, mis toimub ühesõnaga, mis ta teeb, eks ole. Data dependency, see on nüüd kõikidel tehisarusüsteemidel alates masinaõppest või millest tahate, kõikidele iseloomulik ja millest me alguses ka pühendasime mõned momendid, et kõik sõltub andmetest. Andmete osatähtsus on eriti suur ja siin ka muide nii-öelda selles mõttes, et vaadake, kui teie vaenlased ründavad treeningandmeid ja õnnestub treeningandmeid rünnata, siis teie mudel võib olla vale ja kõik see, mida te selle mudeliga edaspidi ette võtate, see on lollus. Aga samal ajal, kui teie vaenlane ründab teie tegelikke andmeid, siis jällegi saate valed tulemused. Nii et ühesõnaga see andmete sõltuvus ja andmete rünnatavus, nii-öelda küberkaitse tähtsus oluliselt kasvab. Security risks, näete, eks ole, AI generated code might introduce vulnerabilities. Tähendab, kui palju võib loota sellele, et
turvaline kodeerimine oleks ikkagi tehisaru kodeerijale arusaadav. Ta teeb küll mingisuguse koodi, aga see on turvaline. Kui me nüüd teeme läbimurde testid, penetration testing, mis siis juhtuda võib? No ja vaadake, nüüd on see, mis puudutab teid, eks ole. Olete nii-öelda heal stardipositsioonil, ei ole veel ennast millegiga jõudnud ära rikkuda. Aga need, kes on vanad programmeerijad, 40-aastased, nad on harjunud teistmoodi tegema. Nad peavad nüüd ümber õppima. Teie puhul on see protsess võib-olla loomulik, eks ole, võtate uued asjad kasutusele ja mis seal ikka tähendab. Ei tea, et kunagi on teisiti tehtud. Nii tehakse ja ongi kõik. Aga samal ajal, kui on vanemad tegijad, siis on see probleem võib-olla päris tõsine. Ja selle tõttu võib arvata, et paljudes kohtades nii-öelda vanurid tõrjutakse välja. No ja siin on üks niisugune lühikene kokkuvõttev pildikene ka. Software Engineering 1, Code First, Powered by Program Analysis Technologies, see on siis nagu minevik. Software Engineering 2.0, ikkagi Code First, see on siis now, powered by expensive data-driven models with limited capabilities. Ja Software Engineering 3.0, Indent First, Conversation-oriented development, AI native software engineering process, powered by efficient knowledge-driven models. No, see on siis see, kuhu poole siis me sammume ja teil on nüüd hea stardipositsioon sinna sammuda. No ja timeline, software engineering 1.0, 68 ja edasi, 2.0, AI assisted area, tehisaru toetatud, aeg 2021, algus. Ja kuskil 2024 siis software engineering 3.0. Näete, see juba kõik kestab, kui see teieni pole veel kooli mõttes jõudnud, siis on siin veel, et millal seda kooliprogrammi kohendatakse ja nõnda edasi, nii et aga see on juba olemas. Nii et software engineering 3.0 aims to rethink software engineering. Tarkvara inseneeria muutub, korraldatakse ümber. Aga muide ma võin teile öelda, et see alused, mida teile olen õpetanud, lugenud, need ei kao kuskile. Tähendab ühesõnaga selles mõttes, et need ei muutu väärtuseteks. Kõik ülejäänud põhineb sellel. No ja nüüd siis jõuame siis selleni, mis on siis antud kursuse nagu siis või siis loengu siis põhiosa. Tähendab, see on siis agentic software engineering, agendipõhine tarkvara inseneeria. See on siis, kui tuletate meelde, siis on meil palju agente, kes olid võimelised koos tegutsema, kasutades sealhulgas ka A2A protokolli ja näete, siin siis on see ideoloogia niisugune, et me ei püüa meie tarkvara arendusprotsessis osaleksid nii inimesed kui ka agendid.
aga me tähendab see nägemus sellel agentic software engineeringul, nägemus on niisugune, et nad on eraldi ruumides. Näete sõnaga software engineering for humans, SE4H. Ja teine ruum on software engineering for agents, SE4A. Ja näete, neil on siis erinevad ülesanded. Laias plaanis on siis inimeste ülesandeks on guide and govern, juhendada ja valitseda. Ja agentide ülesandeks on execute and solve. Tähendab nii, et see esimene tiitelslaid sellelt osalt tegelikult annab suures osas sõnaga edasi selle, millega siin tegemist on. Ja näete, siis on see hybrid collaboration, kus siis inimesed ja tehisaru peavad suhtlema. Nii et näete siis from code-centric to intent-centric. See oli meil juba natukene varem, eks ole. Developer specify goals, constraints, policies, agent translate intent into code test configuration. Engineering moves from writing code to governing behavior. See, millest me oleme rääkinud, et mis ka nagu teie niisugune saatus on. Continuous life cycle execution tähendab ühesõnaga engineering becomes continuous, not phase-based. Ja siis näete, siis on governance and control. Need on siis need kriitilised omadused, human defined objectives, risk limits, approval. Ja näete siin, nagu see teie kursuses eriti ei puutu ja te ei pea ka seda ära õppima, aga on viidatud, et on tarvis vastata ka olulistele dokumentidele, näiteks Euroopa Liidu tehisaru määrusele, mis muide hakkab kehtima 2. augustist koos trahvidega, mis ulatuvad 35 miljoni euroni. Nii et see on tõsine värk, eks ole. Ja ISO standard 42001 tehisaru juhtimis- või haldamissüsteemid. See on üks põhiline standard, mis aitab seda Euroopa Liidu määrust ellu viia. Aga need otseselt antud kursusesse ei puutu ja kindlasti nagu eksamil ei ole tarvis teil neid teada. Näete, nüüd siin on siis niisugune fraasikene. Agency does not equal autonomy without accountability. Ja ma siia panin ka mingis mõttes erandlikult ka tõlke eesti keelde. Vaadake, see sõna agency võib tähendada ka agentuuri eesti keeles, aga võib ka tähendada teovõimet. Nii et ühesõnaga, kuna loomulikult, kui te vaataksite sellele lausele otsa, siis te tahate panna agency koha peale agentuuri, siis sellest mõttest ei saa üldse mitte midagi aru, eks ole. Aga kui te vaatate seda, et teovõime ei ole vastutuseta iseseisvus, ühesõnaga need meie tehisaru süsteemid on teatava iseseisvusega, aga mis tähendab vastutuseta? Kuna nad võivad teha järjest keerukamaid asju, eriti software engineering 3.0 mõttes, eks ole, siis äkki keeravad mingisuguse koogi kokku, jah? Ja oletame nüüd, et tarkvara realisatsioon mingile tehisaru süsteemile teeb mingisuguse jama.
Nüüd firma pealik kutsub IT vana vaibale. Kuulge, mis asja see teie tehisarusüsteem tegi? Aga ma ei tea sellest midagi. See on tehisaru tegi. Vaadake, niisugused jutud ei lähe kindlasti läbi. Ühesõnaga, igal tehisarusüsteemil peab olema omanik, peab olema see, kes vastutab selle eest, mida see tehisarusüsteem teeb. Nii et vaadake, tehisarusüsteemide olemasolu ei tähenda seda, et see pole kellegi asi, mis nad teevad. Vaid konkreetne inimvastutaja on alati olemas. See on tähtis. Nüüd kõigepealt siis nende kaks esimest on siis nagu veel eraldi natukene Agentic Software Engineering 1.0, 2.0. Need on siis nagu kergemad variandid. Agentic Software Engineering 1.0. First stage, AI agents began to enter the software engineering lifecycle. Agentic behavior, very limited. Näete, sõnaga, nad võivad siis teha iseseisvalt mitmesuguseid sõnaga lihtsamaid ülesandeid ja vaadake, mis on sõnaga siin nagu tähtsad sõnumid on see, et nad oleks junior teammates. Ega kui te lähete asutusse tööle, siis algatuseks olete ka juniorid, junior teammates. Nii et sõnaga mingis mõttes samal tasemel. Ja vaadake, siis on see viimane moment. Shift from AI as tool. Tehisaru kui tööriist. Selleni, et tehisaru kui tiimi liige. See on siin tähtis, jah? No ja nüüd, kui on siis Software Engineering 2.0, see on siis tehisaruga laiendatud tarkvarainseneeria, jah? Ja siin siis sõnaga näete, tehisaru tööriistad, tools, ei ole enam mitte assistendid, kellele antakse konkreetne ülesanne, tee seda, tee teist, tee kolmandat, vaid ühesõnaga muutuvad autonoomseteks agentideks, kellel on teatav iseseisvus ja võime püstitada ülesandeid ja neid ka lahendada. But still require human oversight, aga ikkagi on inimeste pilgu all toimub kõik see, jah? No ja näete siis, characteristics on siis ühesõnaga Agentic Software Engineering 2.0, proactive support. Agents propose refactorings, detect architectural issues, suggest sprint tasks. Ühesõnaga, nad võivad aktiivselt osaleda tarkvaraarendusprotsessis, teha mitmesuguseid parandus- ja täiustusettepanekuid. Workflow orchestration. Tähendab, ühesõnaga vaatavad, mismoodi protsess peaks toimuma, olenevalt sellest, missugused on siis tulemused, jah? Tulemused on nutused, tuleb võib-olla midagi uuesti teha. Tulemused on head, põrutame otse edasi ja nõnda edasi. Aga siis vaadake, see põhimõte, see human in the loop, see on üks niisugustest põhimõtetest, mida muide Euroopa Liit kõikvõimalike määrustega, kaasa arvatud tehisaru määrusega, European Union AI Act, nõuab, et paljudes kohtades, mida riskantsemaid ülesandeid tehisarusüsteem täidab, seda kindlamalt nõutakse human in the loop, et inimene osaleb selles protsessis.
et mitte nii-öelda on riskantne ülesanne, nüüd tehisarusüsteem susserdab midagi kokku, aga tal oli hallutsinatsioon, läks lolliks, keerab mingisuguse jama kokku, aga me nüüd rahulikult ühesõnaga laseme selle korda saata, mitte midagi taolist. No ja näete siis ühesõnaga mingis mõttes võiks öelda, et see tark agentic software engineering 2.0, see on siis nagu treeninguala, tähendab ühesõnaga, kus me siis saame siis ennast viia siis nagu kurssi, kuidas ühesõnaga nende tiimmeitide, tiimiliikmetega, kes on tehisaru, kuidas nendega koos töötada. No ja nüüd on üks vahepealne teema tegelikult, see Model Context and Action Framework. Ja vaadake siia ma panin politsei pildi. Ja nagu see väike osakene rõhutaks MCAF, Model Context and Action Framework, see nagu rõhutaks, vaadake seda, et meil on tehisaru süsteem võimeline keerama igasuguseid jamasid kokku. Aga meil oleks tarvis niisugust politseilikku lähenemist ka sellele, mis sõnaga teeks näiteks kindlalt. No vaadake, näete, siin on Software Development Police, Company Policy Not Followed, Cybercrime Unit. Ühesõnaga niisugused naljasildid on pandud juurde, aga see nali on üsna tõsine. Nii et kõige selle peale tuleb vaadata. Nii et mis asi see MCAF siis on, eks ole? Separate thinking context from doing actions. Ja vaadake, see annab nüüd võimaluse, et kui muidu tähendab need tehisarusüsteemid, me ei tea, kuidas nad ühesõnaga, mis põhjusel nad hakkavad midagi tegema. Teevad mingisuguse jama. Nüüd me ühesõnaga peame seda tuld kuidagi kustutama. Aga me tahaks ühesõnaga vältida, meie politseisüsteem tahab vältida seda, et nad üldse mingist jamani jõuaksid. Aga selleks meil peab olema mingisugune konkreetne töövoog mehhanism, eks ole. Ja see mehhanism koosneb tegelikult, nagu me kohe näeme, 3 osast, eks ole. Aga põhiline moment on see, et see osa, mis tegeleb mõtlemisega, aga mõtlemisega tegeleb selleks, et määrata, mida kavatseme teha. Ja see osa, mis tegeleb tegemisega, et need oleksid väga selgelt lahutatud, siis me saame sõnaga näiteks mõtlemist mõjutada, vaadata, kontrollida ja siis võime olla kindlad, et tegutsemine toimub vastavalt meie soovidele. Nii et strict separation of concerns, context actions. Näete, sõnaga, kui siis agendipõhine tarkvara süsteem üldiselt siis püüdis meile kindlaks määrata seda, mida tehisaruga võib teha. Aga muide, see on ka paljudel juhtudel nii teie stuudiumi kui ka see, millega ettevõtetes tegeletakse selle nagu niisugune põhiosa. Et mida on võimalik teha, kuidas me saaksime sõnaga oma soove läbi tehisaru ellu rakendada. Aga nüüd siis see Model Context and Action Framework vaatab seda, et mida ikkagi see tehisarul on lubatud teha, mida ta võib teha. Selge politsei funktsioon, ühesõnaga, vot siit maalt edasi ei saa, kõik.
No ja näete siis üldiselt siis see MCAF koosneb siis 3 osast. Kõigepealt on siis kontekst, mis tähendab sedasi, et me saaksime siis aru, mis värk on, mida tahetakse teha, mis asi see on, missugused on piirangud, missugused on eesmärgid. See osa, mille nimi on kontekst, see siis sõnaga kontrollib meie arusaamist, kuidas teisarusüsteem saab aru sellest, mida on tarvis teha. No ja näete, siin on loetletud mitmesugused asjad, millest on eriti eesmärgid, piirangud on oluline, aga ka näiteks sõnaga stakeholder, huvigrupp ja nende vajadused. Ja nüüd edasi siis, näete see action, see on siis kõige 3, kus siis viiakse midagi ellu, aga vahepeal on siis decision layer, kus sõnaga siis tehakse siis otsused. Ja nüüd on näete, eks ole, kontekst on see, kus on kirja pandud see, mida on vaja saavutada ja missugused on piirangud. Nüüd action on see, mis võiks need ellu viia, aga siis see decision layer, mõudel, on kus me oleme kirja pannud missuguste eeskirjade järgi. Me peaksime saama seda konteksti kasutada selleks, et actioneid teha. On arusaadav, jah? Nii et, ja põhimõtteliselt kõik 3 osa on meil eraldi vaadeldavad, eraldi kontrollitavad. Seda mudeli osa, me võime vaadata, kas kõik on loogiline, kõik, kuidas ta tahab järeldusi teha, teisarusüsteem, on mõistusepärane. Kui meil see on korda saadud, siis vaatame, et meil lähteandmed oleksid mõistlikud, et kõik piirangud, kõik eesmärgid oleksid kirjas. Ja nüüd, kui need 2 osa on okei, missugused on meie lähtetingimused ja kuidas neid teisendada tegevusteks, no siis võib arvata, et tegevused on ka. No ja mingisugune kokkuvõte sellest MCAF-ist. See siis on umbes aasta tagasi. Ja näete siis sõnaga üldiselt on tema aluseks siis MCP ja millele on lisatud governance and orchestration. Ja see governance on siin siis eriti tähtis, et me saaksime valitseda tervet seda protsessi. Enforcing security policies. Et kõik värk toimuks turvaliselt. Selleks ongi see politsei funktsioon, jah? Enterprise integration. Ja tänu sellele saame siis sõnaga ettevõtte töövoogudesse lülitada kõiki meie agendikesi. Ja tagada, mis on, muide on üks põhitermin, kui tehisaruga tegeletakse, trustworthiness. Usaldatavus, et me võime usaldada seda, mida ta kokku susserdab. Et me ei pea olema kogu aeg sõnaga kiiver peas ja kartma sõnaga, mis ta nüüd jälle tegi. No ja siis nüüd siis Agentic Software Engineering 3.0. See on siis nüüd nagu siis meie selle tänase loengu finaal. Ja muide siis näete see pildikene ka veel kord rõhutab seda, et meil on siis need tüübid on siis erinevates ruumides ja peavad siis koos töötama. Lihtne. Is the next evolution of software engineering where autonomous AI agents collaborate with human to drive entire engineering cycles.
Tähendab, ühesõnaga me vaatame tervet tarkvara arendusprotsessi ja tahame ühesõnaga, et agendid teeksid koostööd selles protsessis inimestega. Nii et vaadake, mitte ei ole probleemi püstitatud nii, et me tahaksime, et siiamaal olid meil tehisaru agendid olid meil assistentideks. Aga nüüd me ühesõnaga anname neile kogu poti, las tegelevad kogu asjaga ja me läheme ühesõnaga õlut jooma. Meie asi pole, tehke midagi. Me anname teile ülesanded, aga tehke. Ja võib-olla siis veel siin MKF-i politseid hoiab teil silma peal, et teid jumal teab, mida ei teeks ja ongi kõik, eks ole. Aga reaalne suhtumine on niisugune, et mitte midagi taolist. Me tahame sõnaga, et oleks meil inimeste tiim ja oleks tehisaru tiim, kes koos töötaksid. Mitte sõnaga, et seda inimeste tiimi pole olemaski. Dual modality, software engineering for humans and software engineering for agents. Ja kokku siis kutsutakse seda siis Structured Agentic Software Engineering, SASE. Structured Agentic Software Engineering. No ja sellest siis näete mõned pildikesed, siis kõigepealt siis see Software Engineering for Humans ja näete, kasutatakse niisugust lühendit SE4H. Redefines the human role to focus high-level intent, strategy and mentorship as agent coach. Te olete nende agentide treenerid. Panete paika strateegiad ja kõrgtaseme kavatsused. Näete, siin on siis pildikene on siis niisugune, kus siis inimesed ikkagi tegelevad ja mingisugune udukuju agendi näol ootab siis, mis temaga räägitakse. Aga teine tuba on siis Software Engineering for Agents, SE4A. Ja näete, siin on sõnaga siis tarvis, et need tüübid oskaksid võimalikult hästi täita neid ülesandeid, mida siis esimesest toast saadakse. Aga näete, siia tuppa on ka, kas on ära eksinud. On inimene, kes hoiab neil silma peal. Võib-olla MKF-i politseinik, aga ei ole mundris. On kaval, simuleerib, et on tavakodanik. Aga tegelikult. No ja näete siin veel üks pildikene SE for Humans, Agent Command Environment, kasutatakse ACE, Agent Command Environment, Human act as agent coaches, guiding and orchestrating AI agents within Agent Command Environment. Ja nüüd teine on siis SE for Agents, Agent Execution Environment. Autonomous AI agents execute tasks inside the agent execution environment. Handles agent operation, coordination, compliance. Ja vaadake, nüüd on need noolekesed. Mõlemad pidi, pange tähele. Ja siin on, on isegi need SASE väljatöötajad on muide sõnaga need protokollid, mida kasutavad üks tuba teise toaga suhtlemisel. Need protokollid on ka välja pakutud, aga ma need sõnaga sellest loengust jätsin välja selleks, et teid mitte koormata, te veel ei tegele sellega ülearuse infoga. Aga vaadake see moment, et nooled on mõlemad pidi. Näiteks üks
asi, mida see nool agentide toast inimeste tuppa on see, et nad küsivad nõu, muide, isegi nii targad on need agendid, et saavad aru, et nüüd on tarvis nõu küsida. No ja foundational pillars, sambad, alussambad, agent orchestration, paljude agentide töö korraldamine, hybrid AI human collaboration. Ja vaadake, see on nüüd tähtis, eks ole, et korraldada sõnaga nende agentide tööd, et inimesed peavad sõnaga seda oskama. Structured workbenches, need, millest me rääkisime, töötoad. Formalized artifacts, vaadake, selle koha peal olid mul need paksud nooled, aga näete, siin on briefing scripts, mentor scripts ja nii edasi. Neid on ühesõnaga veel, eks ole, aga seda ei ole vaja meelde jätta. Trust and governance. Tähendab, jällegi oleks tarvis meil tagada, siin eks ole võib-olla ka MCAF-i nii-öelda poisid abiks, tagada seda, et kõik see värk, mis need agendid korda saadavad, oleks usaldusväärne. Valitseda seda protsessi, jah? No ja mida see siis praktiliselt võiks tähendada, kui me püüaksime niimoodi töötada? Agentic Software Engineering 3.0. Pealikud, liidrid. Pange tähele, et siin ei ole öeldud, et need peavad olema juhid, jah? Managerid. Engineering managers must architect ecosystems of agents. Nii et ühesõnaga, vaadake, siin on ühesõnaga nüüd pealikutel on niisugune moment, et tuleb, muide see puudutab ka teid, tuleb õppida ühesõnaga koos töötama ja ka kamandama neid agentide rühmi, tiime. Agentide toa kamandamine on inimeste asi, aga see on teie probleem. Arendajad, work shifts from writing code to designing workflows. Ühesõnaga, te muutute disaineriteks, rohkem arhitektideks. Validate agent outputs. For organizations. No ja organisatsioonid siis, eks ole, on arusaadav, et efektiivsus saab kiiremini valmis, mida rohkem. Tõsi küll, muide, on ilmunud niisuguseid artikleid, kus on mainitud seda, et ma ei tea, kas see oli 10 või 15% nendest organisatsioonidest, mis rakendavad tehisaru tarkvara loomisel, on edukad. Ülejäänud kõik maksavad ühesõnaga nende lahtilastud inimeste eest rohkem, kui nad kasutavad tehisarusüsteeme. Aga vaadake, siin jällegi tuleb ikkagi nagu lähtuda sellest, et kas ikkagi need kõik, kes kehvasti on lõpetanud, kes ei ole saanud sõnaga häid tulemusi, kas nad on targad, kas nad on õigesti toiminud, kas nad üldse saavad aru, mis on vaja teha. Võib-olla nad ühesõnaga püüavad käituda nii-öelda uues olukorras nii nagu vanasti. Aga see on hukatus. Peabki lõppema sellega, et saavad kahju. Tähendab niisugune värk, jah? No ja, aga muidugi on ka riskid ja väljakutsed, challenges. No üks asi on, eks ole, see usaldatavus. Et mida rohkem ühesõnaga agendid korda saadavad, seda rohkem me peaksime püüdma teada saada, mis asja nad on ikkagi teinud. Vastavus. Siin sulgudesse on pandud ühesõnaga Euroopa Liidu tehisaru määrus. Tehisaru määrus, see nii-öelda üks raske pügal hakkab kehtima 2. augustist 2026.
Ja see on raske pügal on see, et kõrge riskiga süsteemide nii-öelda evitamisel ettevõtetes võidakse määrata kuni 35 miljonit eurot trahvi. Nii et kaunis karm värk. Coordination overhead, tähendab ühesõnaga, kui me, vaadake nüüd jõuamegi selleni, eks ole, missugused need väljakutsed on ja miks mõned ettevõtted võivad ühesõnaga olla kaunis nutuselt lõpetanud oma tehisaru evitamisega. Poorly orchestrated agents can create chaos. Võib lõpetada kaosega, mitte efektiivsusega. Yeah? Ja vaadake, ma selle värvisin punaseks. Skill shift. Tähendab, ühesõnaga, on tarvis ka inimesi, kellel agentide kanseldamisest jõud üle käib. Kes ühesõnaga oskavad selles keskkonnas inimeste tiim ja agentide tiim oskavad mõistlikult, arukalt toimida. Noh, ja siis nüüd siis lihtsalt selle evolutsioon. Structured multi-agent ecosystems. Noh, agentic software engineering 1.0, early 2024, agentic software engineering 2.0, mid 2024, agentic software engineering 3.0, introduced in 2025, noh, aastakene on umbes. Ja noh, me sellest rääkisime siin. Agent command environment, agent execution environment. Ja näete, siin on siis nii-öelda naljaviluks, mitte teile äraõppimiseks on siis missuguste protokollidega, siis vahenditega siis see suhtlus võiks käia. Briefing script, loop script, merge readiness pack. Aga neid on veel, neid oli vist umbes 7. Scalable, auditable and compliant agents ecosystems. No ja missugused siit siis nii-öelda lühikesed järeldused. Agent 3.0 adds new pillars, workbenches, durable artifacts, governed processes. Success depends more on orchestration, governance, evaluation. Nii et ühesõnaga kõik need oskused nende agentide tiimiga ringi käia ja neile mõistlikke ülesandeid anda. Leaders must design agent-human coalitions. Me peame õppima ühesõnaga ringi käima ühesõnaga niisuguste kooslustega, kus on peale inimeste on ka agente. No ja product and strategy on translate business goals into agentic missions. Me peame sõnaga nii-öelda meie ärilised eesmärgid tegema nii-öelda selgeks agentidele, et mida see oli selle inimeste toa üks põhilisi ülesandeid. Match readiness definitions. Portfolio thinking, decide which workload should be agent-led versus human-led. Prioritize by risk audit demands. No ja olemegi jõudnud siis paari viimase slaidini, kus teeme siis järeldused. Summing up. Need software engineering history, kui võtta väga lühidalt kokku, siis näete software engineering 1.0, software engineering 2.0, mis oleks siis AI assisted coding ja agentic software engineering 3.0, structured dual human agent workflows. No ja näete siis, see oleks siis nagu niisugune mingis mõttes väga oluline punkt. Ja see future will be defined not
by the speed of our agents, but our ability to mentor, orchestrate, trust them as true engineering partners. Tähtis mõte, eks ole, et mitte sõnaga, kui hästi need agendid oma ülesandekesi täidavad, näiteks koodi kribavad, vaid sellest, kuidas me oskame neid kamandada, nendele ülesandid anda. No näete siis, from coder to conductor, tähendab inimese roll, eks ole, tarkvara arendusprotsessis, nii-öelda kodeerijast, nii-öelda dirigendini. Skilled individuals who have mastered working with agents. See on nüüd ühesõnaga, et oleks tarvis niisuguseid inimesi, kes oskavad nende agentidega koos töötada. Human's ability to specify intent, curate context, provide strategic oversight. Need on siis põhilised, mis hakkavad määrama siis edukust. Ja muide need mis seal oli 80 või rohkemgi firmasid, kes erilist edu pole saavutanud, pole selge, et nad on vastavad nendele nõuetele. Seis elevates the architect's role. Tähendab, ühesõnaga, te võite ka vaikselt mõelda, et võib-olla nii-öelda oma ega programmeerimisest alustada, olla tarkvara arendaja noores eas ei ole sugugi väär. Vastupidi. Aga tähendab, te võite vaikselt oma seljakotis pidada ka silmas, et ma olen seda ka varem rääkinud, ma ei tea, kas te olete just olnud auditooriumis, et 40-aastane programmeerija annab 2 korda vähem toodangut kui 20-aastane, aga tahab saada 2 korda rohkem palka kui 20-aastane. Nii et on kokkuvõttes 4 korda kahjulikum. Nii et seda pidage silmas, et kunagi te ei ole enam 20-aastased ja siis on kasulikum olla arhitekt. Nii et seis elevates the architect's role. Nüüd tarkvara inseneeria aastal 2026. Agentic systems become the execution engine. Tähendab ühesõnaga agendipõhised süsteemid. Structured workbenches. Need, millest me just rääkisime. Need on nii-öelda kuumad sõnad. Software engineering becomes intent-centric, kavatsuste põhine, jah. Governance and regulation shape practice. Kuidas kavandada neid agentide tiime, inimeste tiime. No ja näete siis üldiselt sellega ka kuigi palju tegeletakse muide Tehnikaülikoolis. Aga võib-olla tuleks veel rohkem tegeleda, tähendab reimagine software engineering education. Train students to be the agent. Tähendab ühesõnaga praegused need õppekavad paljuski püüavad inimestest teha, tähendab tehisaru agente. Low level implementation. In the agentic area, we must train them to manage fleets of agents. Kamandada tervet, fleet on, eks ole, merevägi agente. Strategic and architectural competencies, system thinking, architectural reasoning, rigorous specifications, art of mentorship. Mingis mõttes teataval määral vastavad ka nendele üldpädevustele, mida me muide ka rõhutasime. Nüüd ma panin siia ka juurde
magistritaseme pädevused, mida nii TalTech kui ka Eesti Kõrgharidusministeerium nõutab. Ja siin näete on niisugune värk, millele juhitakse tähelepanu. Meeskonna juhtimise oskust. Aga siin on silmas peetud kindlasti seda, et juhitakse inimmeeskonda. Aga samal ajal, kui me räägime tarkvara arendusest, siis meil on Scrumi ja ekstreemprogrammeerimised on self-organizing team, mis ei tähenda, et teda ei juhita, aga see juhtimine ei ole see sama, mis on command and control, käsuliini pidi juhtimine. Ja vaadake see, ma värvisin selle punaseks, selle meeskonna juhtimise oskuse. Veel selles mõttes ka, et me just rääkisime, et peale inimeste tiimi juhtimise oskuse on tarvis ka osata juhtida agentide tiimi. No ja ongi kõik.